Tere õhtust, tere õhtust. Eetris on Inno ja Irja TV taaskord, armsad vaatajad, ja meil on seekord õnnestunud saada eksklusiivintervjuu justiitsminister härra Rein Lang, tere! Tere! Et härra Rein Lang, et täna tabas meid tõeline uudispomm, nimelt selline, et teie kaalute gei abielude seadustamist, et Inno ja Irja TV on saanud palju murelikke kirju siis konservatiivsetelt lugejatelt ja vaatlejatelt ja ka kristlikelt gruppidelt. Mis toimub? Palun teie kommentaarid, kas tõepoolest saavad nüüd geid, homod, pederastid lõpuks ometi abielluda? Tere, jah, tõepoolest saavad. Aga millest siis selline meelemuutus, et mõni aeg tagasi ei tulnud see ju kõne allagi? Tõepoolest, see on, tead, no see on nii, nagu see peab olema. Käivad sosinad, et teie meelemuutuse taga on see, et Reformierakonnas on väga palju geisid, näiteks Silver Meikar, samuti Taavi Rõivas, samuti Imre Sooäär, kes tegelikult olevat juba abielus oma elukaaslase Martin Breueriga. Et kas see on nüüd sellepärast, et Reformi homod saaksid oma abielu seadustada? See kõik pole üldse nii lihtne, milleks, et te teaksite. Aga kuidas te muidu ise suhtute homodesse? See on väga oluline küsimus ja seda kõike lahendada, selleks tuleb süveneda sellesse probleemi olulisel määral ja ma ütleksin, et seda peab kindlasti arutama ja muidugi kõige tähtsam selle asja juures on tegelikult see. Jah, härra Lang, nüüd ma korraks katkestan, et kõne alla nüüd kaks varianti, et kas nüüd kooselu seadustatakse või lausa abielu, et me oleme saanud ka kirju murelikelt kiriku esindajat, et nüüd kas tõepoolest nüüd abielu püha institutsioon nüüd hakkab laienema ka geidele? See ongi selles mõttes tähtis asi, et siin tuleb lahendada see asi täitsa uut moodi ja meil on olemas kõik lahendused selle lahendamiseks. Härra Lang, et ma ei saanud ikkagi teilt selget vastust, kas tuleb nüüd, kas geid saavad abielluda või mitte? Ma jääksin siin vastuse võlgu praegu, aga ma ütleksin seda, et see on kahtlemata asi, mida tuleb jällegi arutada ja siin on mitmeid variante. Et te praegu siis ei oska nagu öelda, et mis saab? Siin ma ütleksin, on jälle tõsine mõttekoht. Ja siin tuleb seda asja, küll me saame selle asja korda. No võt, küünikud on vihjanud, et ka teil endal võib olla homoseksuaalseid sümpaatiaid, sellised pahatahtlikud blogijad näiteks mõned. No vaat selliseid asju, selliseid pahatahtlikke küsimusi ma küll ei hakka nüüd siin kommenteerida. Kogunisti teie enda hea sõbra Hans Haadniel Luigega. Seda küll ei kommenteeri ja siin on muideks kallid ajakirjanikud, siin on, te panete siin mööda, ma ütlen teile, te panete mööda. Ja küll, aga siis viimane küsimus, härra Lang, et millised on teie puhkuseplaanid, et kogu ministeeriumi kabinet, härra Andrus Ansip läks juba puhkusele ja kas teil on ka kavas puhata ja siis kuidas? Teate, need sellised provokatiivsed küsimused, ma ei ole kohustanud nendele vastama. Aga rahvas tunneb ometi huvi. Kas külastate ka oma erakonnakaaslast Imre Sooäärt võib-olla Pädaste mõisas? Ma ei kommenteeri seda. Ja küll, suur tänu, härra Rein Lang, täna õhtul eetris Inno ja Irja televisioonis.